Mina olen Liilia Tali Rõõmutalust Valgamaalt ja praegu me olemegi siis Rõõmutalu rendikarjamaadel, kus on koos siis meie torperi põhikari. Torper on selline isevärki tõug, et ta ajab villa maha, teda pügada ei ole vaja, et sellepärast nad näevad välja sellised tavatult tokerjad suvise perioodi jaoks ja nende seljas olev karvasadul kaitseb neid siis putukate ja päikse eest. Meie tahame pidada oma lambaid siin oma kodukohas Karula rahvuspargis ja Karula rahvuspargi naabruses looduslikel karjamaadel. Me oleme mahelambakasvatajad ja meie huvi on see, et meie loomad liiguksid mööda siinseid niitusid ja rohumaid ja et me ei peaks neid ajama öösel sisse, vaid nad saaksid võimalikult loomulikul viisil toituda suvel ehk siis jahedal ajal, hilisõhtul ja varahommikul olla karjamaal. Ja mahelooma eripära ongi ju see, et ta saab elada võimalikult liigiomasel moel. Meil on siin praegu siis käsil selle liigendatud maastiku pealt loomade kokkukorjamine. Me valisime ühe metsatukka, mis püsib varjus. Päike liigub niimoodi, et ta läheb selle metsatuka taha ja see võimaldab meil siis teha meie väikest sorteerimistööd täna siin varjulises kohas, et seda peab alati vaatama aedade ülespanemisel, et kui meil on pikem töö käsil, siis paneme selle kuhugi varjulisse kohta, et lambad ei oleks päikse käes. Ja me paneme aiad üles, tõmbame need lahti, ajame koertega lambad sisse ja võtame sealt siis välja ühe portsu neid, kellel on vaja üle vaadata kas longe või mõni nahavigastus, mis on päikese ja putukate koostoimel selline suvelõppu tavaline häda. Ja paneme nad siis treileri peale ja viime koju. Kuna meie karjamad on kodust eemal ja me liigutame neid ühest koplist teise, me ei too neid vahepeal koju suve jooksul, vaid me toimetame ka sorteerimised ja võõrutamise ja kõik sellised tööd lammastega karjamaal, siis me oleme valinud kerged alumiiniumaiad, mille me saame auto taga tuua ükskõik kuhu karjamaale, tõmmata siin lahti ja ajada lambad sisse. Nad peavad olema piisavalt tugevad, et suurt karja kinni hoida ja piisavalt kerged, et me saame nad kergesti üles, kergesti kokku, suhteliselt sellised mobiilsed ja kergesti paigaldatavad. Et inimesed, kes karjamaal üldse ei sorteeri lambaid, ei vajagi sellist suurt alumiiniumsüsteemi. Kui lambad tuuakse koju või aetakse koju, sorteeritakse laudas, siis piisab palju vähematest aedadest, palju võib-olla lihtsamast süsteemist, et ei pea kindlasti selline olema kõikide pidamisviiside juures. Lambad on kõige stressitundlikumad koduloomad ja alati peab arvestama nende ajamise või koondamise situatsioonis, et nad võivad üksteist ära tallata. Ja siin aias on täpselt see olukord, et kui nad tahavad kas varju tulla või peaks näiteks koerad võtma aiast välja, et peab vaatama, et nad ei sõkuks üksteisele otsas, nad võivad seista täiesti märkamatult oma karjakaaslasel, sõbral, lapsel, emal otsas ja sõkkuda ta ära, nad ei tunne, et keegi on jalge all, kui nad on ise stressis. Nii et seda peab kindlasti kogumisaedade puhul vaatama, et aeg-ajalt käima kas servast läbi ja ajama siis püsti need, kes on pikali või lihtsalt segama neid ümber siit või sättima nii, et ma lähen nüüd võtan need koerad sealt välja, nihutan aia nii, et rohkem aeda on varjus, et loomad saavad rohkem laiali minna ja hargneda, et see ärasõkkumine on nii kogumisaias kui treileris üsna sage, et eriti kui alustatakse aiasüsteemidega ja jälgita, et näiteks töö käib teises servas, toimub kas sorteerimine või mingite loomade väljavõtmine ja kuna loomad vaistlikult, lambad lähevad vaistlikult inimesest eemale, siis nad samal ajal teise serva võivad ära sõkkuda, kui on nõrgemad loomad all või keegi lamab ja lambad seisavad lihtsalt peal. Et mul on siin praegu üks selline koer, kes saab hakkama ka aia sees, kes liigub nii vaikselt, et ta saab teised loomad pealt ära ajada ja siis saab püsti tõusta see, kes seal pikali on. Aga sellega tuleb olla ka ettevaatlik, kõik koerad ei sobi aias töötamiseks, et peab olema hästi vaikne ja rahulik koer. Aiasüsteemid ja pakkujaid on mitmeid, ka Eestis on väga häid aedasid, millest saab valida nii neid, mis sobivad vaheaedadeks lautadesse, kui ka kogumisaedu, aga meie leidsime siis endale prätlisüsteemid, mis sobivad just selle meie hästi liikuva pidamisviisiga, et meil on vaja kiiresti mobiilselt suur kari kokku saada, jälle aiad auto peale pakkida, sõita järgmisele karjamaale või koju, et siis vastavalt sellele valisime endale aiasüsteemi. Kui me tahame teha ühte boksi lisaks, näiteks meil on siit vaja võtta välja kas haigeid loomi, siis me teeme selle kolmiku siia ja saame lasta sorteerimiskoridorist loomad sellesse mulli, ülejäänud lahti lasta ja need siit mullist näiteks panna treileri peale või sealt keskelt sellest väikesest boksist, et teha erinevaid kombinatsioone aedadest.
Mina olen Adam, ma olen Sirelitalu perepoeg. Aktiivselt ma siin kogu aeg lambakasutusega juures ei ole, aga kuna mul on 10 aasta jagu pügamise ja igasugust lammaste käitlemise kogemust, siis kui on suuremad tööd, nagu meil täna siin on, hakkame tallesid kaaluma, siis 100 päeva ümbruses kaalutakse selline asi nagu 100 päeva kaal lammatalledel. Ja siis see on selline suurem töö. Selle käigus teeme ka muud märgistamist ja ülevaatust ja selline, kui juba asjad üleval on, siis vaatame lambad üle. Algselt tegelikult mina vennapojaga ehitasin need aiad siis pügamise jaoks. Et see igasuguste tööde juures kõige nagu selline tüütum asi on see, kui lambad laiali jooksevad ja tehakse igasuguseid erinevaid süsteeme, aga selline kogumisaed, kus lambad kokku võtta, on nagu suhteliselt lihtne viis oma sellist lolli jõu raiskamist vähendada kõvasti. Pärast seda, kui meil tuli see veendumus või mõte, et nüüd on vaja aedasid, et see teeb meil tööasja lihtsamaks, siis oli vaja mõelda, kus me paneme neid ja esimene loogiline järeldus tuli siia. Aga siis see põhjus on selles, et siin on kiviünnik, kus on suur puu ja ülejäänud see põld on siis kõik lage ja tavaliselt tööd on ikkagi kas kevadel, suvel, siis kui on palav ja lammastel on endal loomulik, nagu nad tulevad siia varju loomulikust nagu käitumisest. Et siis on neil see ajamine ka lihtsam siia, on harjunud käima siin ja siis on neil siin varjus töö ajal lihtsam olla, ei kõrveta nii palju ja ka iseendal on siin tööd teha märksa kergem. See on siis puust aiad. Praegu meil on nüüd selline segu, selline kombo kivi või nendest metallaedadest ja puuaedadest. Need aiad on siia paikselt ehitatud, need siit kuskile liikuma ei hakka, enne kui need siis nii mädad on, et lõkkesse lähevad. Ja puitaed on siis väga lihtne, et see meie jaoks ei maksnud peale selle poole päevatöö peaaegu mitte midagi. Et suur karp naelu ja olgu postid on siis immutatud aiapostid, et need olid siis nagu maksumus, aga lauad tulid vanadest siis lauavirnadest ja sai siis ehitatud praktilisel eesmärgil. Need aiad sai siis, minu arust kukkusid suhteliselt hästi välja meil. Ütleme nii, et iga aasta siis enne pügamist tavaliselt, me siiamaani kasutan neid pügamiseks või kasutame, et siis iga aasta enne pügamist me tuleme 3 lauajupi ja haamri ja naeltega ja siis need 2-3 auku, mis siin sisse nagu ajaga tulnud on, parandame ära. See võtab meil tund aega ja vaatame üle, et kõik töötaks eelmisel päeval ja siis saab järgmine päev tööd teha. Et kui lambad siin trügima hakkavad, et ei oleks mingit naela väljas, mingit teravaid servasid väga, et kui see ühesõnaga, et nad võivad ennast selle trügimise käigus natuke lõhki tõmmata, et üks lammas niimoodi trügib, ta ei jõua, aga kui tal on selja taga veel 20 lammast, kes teda nügivad, siis ta võib ennast katki teha. Ja siis sellest nügimisest lähtuvalt on nagu veel üks asi, et see aed võiks olla nagu küllaltki tugev ikkagi. Et siin on see kavalus meil tehtud niimoodi, et see aed on tehtud väikse kaarega ja ta ei ole päris sirge ja siis see kaar annab talle natukene võib-olla tugevust juurde, aga postid on ka löödud üsna sügavale ja olulisemate kohtade peale olen pannud jämedamad postid. Natukene on aedade ehitamisel võib-olla see, et siin arvestatud, et see aed on nagu kitsenev siis, et tagant natuke laiem ja siis võib-olla siit eespoolt kitsenev, et siis lambad lähevad sinna lihtsamini sisse. Me oleme katsunud järgida siin ka seda, et lammastele üldiselt allamäge või allapoole ei meeldi liikuda, et siis see aed on, kui nüüd väga hoolikalt vaadata, siis tuleb vaikselt niimoodi mööda nii-öelda, kui siin üldse mingit nõlva on, siis tuleb mööda nõlva nagu üles. Et peale selle, et siis lambad tahavad minna ülesmäge ja üldiselt on hea ka, kui neil on siis selline asi, et on üks lammas ees või mitu lammast ees, et kus on lambaid on, sinna läheb lambaid juurde. Ja siis selle jaoks tehakse aedades siis nii-öelda lõppu või kus lammastega töö käib, siis vahet pole, kas on siis pügamine või kaalumine või mingisugune ravimine või ülevaatus. Tehakse siis kaks sulgu, eks ole. Ja siis loogika on see, et ühes sulus on alati lambad sees. Taetakse mõlemad sulud täis, siis esimesest sulust nii-öelda võetakse lambaid. Kui see tühjaks saab, siis pannakse see nii-öelda teine sulg sinna esimesse
ja siis selle 2 sulu vaheline värav peab olema läbipaistev ja siis saab selle teise sulu värava nagu tagant lahti teha ja siis lambad selles nii-öelda suuremas kogumisaias julgevad siis tulla sinna sulgu, sellepärast et seal on läbipaistva värava taga juba 10 või 15 lammast. Ja siis on nende ajamine, no ma tahaks öelda, et kordades võib-olla lihtsam. Et see viimane sulg sai meil tehtud niimoodi, et siis praegu siin on koridor otsa pandud sortimiseks ja pügamise ajal on muidu seal selline pime värav. Et siis jah, nende lõppsulgudega või kui näiteks pügamist teha või mingit muud tööd seal ükshaaval lambaid välja võtta, siis tavaliselt see viimane sulusein tehakse pime ehk siis täis laudadest, et sinna vahesid sisse ei jäeta ja üldse, kus inimesed käivad ja lambad selle peale hüpata nagu ei tohiks või ei peaks, siis need seinad tehakse pimedad. Siin on tehtud ka lihtsatest vahenditest paar sellist asjade hoidmiskohta ja kirjutuslaud, et siis saab seal samal ajal märkmeid teha. Et see kõik on nagu selline üsna ülilihtne, aga samas juures töötab väga-väga hästi. Ja siis praegu on meil sinna pandud otsa koridor, siis siia sulu otsa. Me ajame sealt sulust lambaid järjest koridori. Sellel koridoril on selline, otsas on selline ühepoolne värav, et siis lambad sisse saavad minna, välja tagurdada ei saa. No see on lihtsalt sellised töö sujuks nagu hästi, et lambad seal ise midagi väga ei mõtleks, ei leiutaks, et siis nad liiguksid ühes suunas. Ja siis on kaalu nagu see tükk, mis on siis ühtlasi ka selline kahe väravaga, mõlemas otsas on värav, töötab sellise lüüsina, et me laseme sinna ühe lamba sisse ja seal on samamoodi, et need koridori väravad on kõik nii-öelda läbipaistvad, et kui lambad eest teisi lambaid näevad, siis need mööda koridori liiguvad lihtsamini. Nüüd on meil tehtud siia selline värav 2 sulu vahele, et nüüd tekib see probleem, et kui on 2 sulgu, eks ole, ja nende vahel on värav ja nüüd, kui see viimane sulg, kus siis lambad lähevad edasi pügamisse või sortimisse või kuskile ülevaatusele, et siis kui see sulg on nagu tühjaks läinud, et siis kuidas see värav niimoodi saada sinna teisele poole, sest et selles teises sulus on lambad ees, eks ole. Ja siis mina olen teinud siia sellise ülilihtsa süsteemi, kus siis 2 posti vahel on pandud lihtsalt naetega lauad ja siis need nagu tahab tõsta seda väravat üles. Üles tõsta ja samal ajal keerata. Et sa saad tõsta värava üles, keerata selle nagu selles teises sulus olevate lammaste taha, et läbi lammaste sa seda sinna, eks ole, keerata ei saa, aga kui tõstad üles ja paned sinna, siis saad maha panna ja saad selle sama väravaga nagu siis lambaid edasi lükata. Et siin on tehtud selline hästi idiootselt lihtne süsteem selle asja jaoks ja 8 aastat tõestab, et see töötab suhteliselt lollikindlalt siiamaani. Mingi hetk siis oli selge, et ikkagi võiks olla korralikud metallaiad ka. Põhiline argument siis puuaedade vahel on see, et teha nendest, et oleks moodulid, et need oleks võimalik ümber tõsta. Et meil olid ka tegelikult puitmoodulid, aga need ikkagi kippusid lammasturval teinekord ära murduma ja nende ühendamine, ütleme, oli siuke võib-olla keeruline. Ja siis tuli otsus, et ostame siis mõnelt head tootjalt aedasid. Ja põhiliselt on siis valik selline, et kas osta terasaedasid või alumiiniumaedasid. Meil nagu mingisugust suurt ringisõitmist ei ole, et siis ja alumiiniumaed on tavaliselt kõvasti kallimad. Et siis meie läksime terasaedade kasuks. Alumiiniumaedade eelis on siis see, et neid saab käru pealt väga kiiresti maha ja nad on kerged, nendega on väga kerge töötada. Puudus on see, et nendel ei ole tavaliselt ühendused siis nii mugavad ja nii mitmekülgsed. Minul on nende aedadega varasemalt ka kogemusi. Põhiline siis mugavus, mis neil on, et aedade ühendus on tehtud. Esiteks on see, et ühenduse rõngad on veidikene suuremad, mis tähendab, et need aedasid saab panna üsna lihtsalt kokku ka sellise ebatasase maastiku peal. Et kui on insenerid teevad aedasid, siis tihtilugu tehakse aia need ühendusaugud väga väiksed ja mis tähendab seda, et nii kui on kuskil mingi ebatasasus, siis kokku saada pulgaga seda 2 aeda on suhteliselt keeruline ülesanne.